Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on täna siin sertifitseeritud toitumisnõustaja Marina Orusalu. Tere Marina! Tere! Et sa oled 16 aastat ise tegelenud probleemidega, kuidas kehakaal alla saada, kuidas seda normaalsena hoida ja nüüd juba 2 aastat oled sa siis sertifitseeritud nõustaja ja nõustad oma kliente. Ja siis ma saan aru, et seoses sellega, et sa räägid oma klientidega palju, on kindlasti seal tulnud ette väga palju arvamusi, mida sulle on öeldud allavõtmise ja kaalu säilitamise kohta. Ja täna me teemegi sellise fakt või fantaasia vooru, et mina ütlen sulle ühe müüdi ette või ühe lause ette ja sina ütled, kas see on tõde või vale ja siis põhjendad seda. Teeme nii, nõus? Yeah, just. Hästi. Kohe esimene müüt või ka tõde on selline asi, et tervislik toitumine on nii kaldis, et mina seda küll endale lubada ei saa. No, ma arvan, sellest räägitakse aina rohkem, aga ei pea olema. Seda võib muidugi väga kalliks ajada, kõik need omegad ja ma ei tea, forellid, aga reaalselt ei. Reaalselt ei? Reaalselt ei seda... Aga ma pean ju ometi neid forelle ja lõhesid sööma? Neid ei pea. Võib osta odavamaid alternatiive. Et reaalselt tervislik toitumine koosneb ka nendest toitudest, mis on väga-väga odavad. Et mingid kapsad, tatrat ja nii edasi. Kui me räägime juba mingid asjadest, et keha võiks omega-3 saada. Nii, kust ma saan omega-3 odavalt? Ongi näiteks linaseemned, teised kalad, makreel, sardiinid, et igal toidul, mis tundub meile nagu väga tervislik ja peaks meil menüüs olema. Ja millest võib-olla räägitakse ka palju. Just, ja et söö seda forelli või avokaadot. Reaalselt me alati saame odavamaid variante leida poes. Nii et ma arvan, igaüks võiks leida sellist oma rahakoti järgi endale sobivat seda menüüd. Nii et see oli fantaasia. See oli pigem fantaasia ja kuigi ma pean tõdema, et see nõuab natukene teadmisi ja planeerimist ja see on ka üks põhjus, miks mitte nagu ise nokitseda, vaid võib-olla küsida kellegi abi, kes teab, mis on siis see odavam alternatiiv. Selge. Teine. Tervislik toitumine tähendab igasugu supertoitude söömist, et kui seal on peal super või mingi muu lause, siis ma pean seda sööma ja muud ma süüa ei tohi. Ja. See tegelikult, ma arvan, väga tihedalt ma näen ka oma töös, see on väga trendikas tänapäeval, et pea nagu, ma ei taha statistikat praegu siia tuua, kindlasti valetan, mingiga 3.-4. klient tuleb ja ma näen tema menüüs on muidu toitumisega, ma ütleks, suht kaos. Et seal on näksimine hommikust õhtuni nii edasi, aga millega nad näksivad, ongi need supertoitudega, et siis meil see vundament puudub, tervisliku toitumise vundament, aga me asendame ja proovime nagu asendada seda igasuguste, ma ei tea, supersmuutide ja muu asjadega. Jah, et mis need supertoidud on? Et smuuti mulle tuli meelde. Smuuti võib olla ükskõik milline, sinna võib olla õun, varsseller ja jogurt, et mis seal superfood on, tegelikult ei ole. Et ma arvan, pigem need igasugused lisapulbrid pannakse ja siis et tänapäeval nii paljude toitude peale pannakse, et see on nagu mingi superfood ja iga ühel on see oma arusaam, mis on siis see superfood või mitte. Ma võin öelda, et tatar on ka superfood, tal on nagu nii palju häid asju sees, et söö seda, aga et igatahes siin ei ole sellist mustvalget nimekirja, mis on see superfood või mitte, aga reaalsus on see, et inimesed tahavad need kergeid lihtsalt lahendusi ja et justkui, kui sa hakkad sööma seda midagi väga-väga, mis on hästi turundatud, et see teeb sinu tervist nagu heaks ja lahendab kõik sinu probleemid ära.
reaalsus, noh, seal peab olema vundament taga ja siis muidugi sa võid lisada igasuguseid nagu ägedaid asju, ütleme oma menüüsse, aga see ei ole see põhiasi, millest alustada. Jah, mulle tuleb meelde, et see toode, mida turustatakse proteiinijogurti nime all, et seal võib olla hoopis vähem valku sees kui mõnes täiesti tavalises jogurtis, mida müüakse tavalise jogurtina, kus ei ole seda. Ja see näide ja seesama proteiinijogurt võib olla täis suhkrut, et noh, üks ei välista teist, et selles mõttes mina üldse seda sildistamist väldin ja üritan klientidel need silmad nagu avada, et noh, tatar on rohkem superfood kui see sama proteiinijogurt lisatud suhkruga. Ehk seal ei ole paki peal seda kirjas. Jah, täpselt ja, et see on kuidagi nii pruun ja inetus on nurgas ja nii odav, et ei tundu nagu, et peaks just seda sööma, aga tegelikult nii on. Nii, saime siis teine asi, mis oli fantaasia. Ja, täielik müüd. Aga järgmine. Tervislikult toitudes pole toidulisandeid juurde vaja võtta. Sellega on nii ja naa. See oleneb inimesest, tema elufaasist või mis ta teeb ja kas ta on tippsportlane, kas ta on imetav ema nagu mina või kas ta on rase, kas tal on mingeid haigusi, et ilma seda tagaplaanita või seda üldpildina mina ei oskaks öelda, kas on lisandeid vaja või mitte. Et siis isegi kui ta toitub tervislikult, ja, sest need kategooriad, millest me rääkisime, võib-olla imetavad emad, rasedad, tippsportlased, neil on vajadus toiduainete vastu on palju suurem, kui sa saad võib-olla toiduga isegi katta seda. Et siis jah, mõned peavad võtma juurde toidulisandeid aga noh, jällegi, ma ei taha öelda, et on olemas mingisugune keskmine inimene, kes ei pea võtma, ma ei tea, kas selliseid on, me oleme kõik nii unikaalsed. Ja võib-olla, ma ei tea, kas vanemad inimesed peaksid juba mingeid asju hakkama juurde võtma, nagu D-vitamiini või kõik peavad seda D-vitamiini ikkagi võtma? No D-vitamiiniga see on nagu, ütleme, et erand, seda võiks võtta iga eestlane, sest noh, päikest nii palju, kui meil on seda, aga kas selle poolest ma pooldan teadlikku lähenemist, ehk siis kontrollida vähemalt kord aastas analüüside järgi oma D-vitamiini, sest meil on nii erinev see algpunkt nii-öelda, kus me hakkame seda D-vitamiini võtma, kui palju see inimene käib kuskil välismaal puhkamas ja päikest võtmas, et kui me kõik tuimalt hakkame D-vitamiini võtma seda sama kogust, siis ühel ja teisel no on ju mingi vanusega soovitatud kogused. Jaa, aga noh. Et seda ei tohiks teha, jah? No soovitatakse ikka, aga mina pigem soovitaks andma analüüsi ja vaadata analüüside põhjal, kui palju, mis doosi sa peaksid võtma, sest samadel kahel naisel samas vanuses see võib olla lihtsalt nii erinev sama doosiga. Nii et ja kõike muud ka kindlasti väga individuaalselt, et toidulisandeid, need ei ole kommid, need ei ole vaja võtta nagu hommikust õhtuni lihtsalt sellepärast, et keegi neid väga hästi turundab. Samas on ka toitumisnõustajad, kes soovitavad võtta seda toidulisandit, seda kolmandat ja päris palju kohe. Ja ma kohe siin teen ühe märge, et võib olla olulist, et toitumisnõustaja ei tohigi soovitada lisandeid, aga see on see toitumisterapeudi asi. Et jah, et kes tahab toidulisandeid, siis peaks pöörduma toitumisterapeudi juurde. Nii et see oli tegelikult nii ja naa. Ma ütleks 50-50, jah. 50-50 fakt ja fantaasia. Jah, oleneb. Nii, aga kindlasti on ka neid kliente, kes tulevad, ütlevad, et ma pean kindlasti jooma päevas 2 liitrit vett, nagu aamen kirikus. Jah, see number on kuidagi populaarseks muutunud. See on nagu see 1000 sammu. Jah, aga ma arvan, see läheb sinna hulka jälle, et 10 000 sammu, vabandust. Jah, et inimestel on vaja lihtsalt lahendusi, nad peavad nagu mingid numbrid teadma, siis nad teavad, kuhu nagu, mida teha oma eluga, jah, et 2 liitrit. Aga kas see on muidu hea keskmine number või? No ta ei ole nagu tegelikult keskmine, sest jällegi, et ma küsiks, palju sa sporti teed, kas sa, mis on sinu aktiivsus päevas, palju sul on päevas muud jooke ja suppe ja nii edasi. Ja sest, kui palav ilm on või külm. Just temperatuurid jällegi, imetav ema, see on arusaadav, et see on nii erinev see asi, et isegi kui jällegi 2 naist samas vanuses, kehad on nii erinevad ja nende menüü on nii erinev, et siis mina läheneks ka sellele individuaalselt. Aga siin kohe ütlen võib-olla sihukest nagu
lifehacki või head tunnust, kuidas aru saada, kas su keha saab piisavalt vett, on tegelikult uriinivärv. Ja ainuke hetk, kui see võib olla selline nagu tumekollane, on hommik peale pikka tööd, kui me ei ole vetsus käinud, siis on see normaalne ja päeva jooksul ta peaks olema selline hele beež läbipaistev. Et kui me käime vetsus ja ta on ikka tumekollane, siis on selgelt märk, et me joome liiga vähe. Kas see on täiesti raudkindel märk kohe, mida võib arvestada? Kindlasti, et see on ju väga lihtne siis seda. No kui see oleks, et selles mõttes jah, et sellest võiks nagu alustada, ma ütleks niimoodi, et ja muidugi, kui inimesed tunnevad janu, see on ka selgelt märk, aga lihtsalt selle kohta peaks ütlema, et paljud inimesed ei tunne enam seda signaali või ajavad seda segamini isudega ja kas see on sellest, et nad on liiga palju vett joonud või? Miks nad ei tunne enam? Ei tunne enam. Tegelikult me väga paljusid asjud ei tunne enam, vahest me istume, et me ei tunne, et meil on võib-olla rinnahoidja peal, aga see on seal, et meil on kõrvarõnga, aga nad on seal, aga me ei tunne neid. Ehk siis see kehatundlikkus on ka igaühel väga erinev ja harjumustes ka, et kui sul on nagu meeles küsida endalt, kuidas ma tunnen, me ei tunne ju muud asju ka, kas meil on pinged, kas meil on kuskil õlad on kinni ja stressis, et neid on nii palju asju, et kahjuks meie elutempo on vahest lihtsalt nii kõrge, et me ei jõua mõeldagi selle peale, et meil on janu või nälg juba. Nii et ma ei pea hommikul panema endale valmist 2 liitrit vett, mis tuleb õhtuks ära juua, et see on tegelikult siis fantaasia. Ei pea, ütleme, vett peab jooma ja hommikul see on väga-väga hea mõte sellest alustada esimese asjana, aga see, kas on 2 liitrit, kas on 1,5 liitrit, see on juba individuaalne. Kas see on siis nii ja naa või fantaasia? Nii ja naa. Number 2 on fantaasia. Number 2 on fantaasia. Okei. Nii, siis on järgmine asi. Suhkur tekitab kehas põletikke. Nii ja naa, jälle ütleme. Jälle nii ja naa. No eks ma vist ei olegi see inimene, kellele meeldib raiuda niimoodi väited, et ainult nii ja mitte kuidagi teistmoodi ja see on õige ja kõik muu on vale. Et mul on hästi selline individuaalne lähenemine, ongi, ma vaatan seda inimest, elu, menüüd, kõike ja mõned asjad võivad isegi sobida, mis kuskil mujal kirjas, et see ei ole nagu kõige parem rein. Aga rääkidest sellest küsimusest suhkrust, siis suurtes kogustes, jah, see võib tekkida põletikka ja me ei pruugi seda tunda. Kõik on meie elus ravim, kõik on meie elus mürk, et siis suhkrus suurtes kogustes kindlasti ei ole hea, aga see ei tähenda, et me nüüd peaksime kartma igat kommi ja igat küpsist. Võib-olla suhkru kohta on hea fraas oleks, mida vähem, seda parem. Kui sa saad nulli seda viia ilma tagajärjedeta, et sa seal öösel ei õiginud torti sisse, siis miks mitte? Mina olen 2 käega selle poolt, mina näiteks ei ole see inimene, mina olen väga suure magusa isuga inimene, nii et siis kui sina oled ka, siis peab leidma seda varianti, kuidas oma ellu tuua seda nii-öelda suhkrut nii palju, kui palju talub sinu keha ilma tagajärjedeta. Nii, ma küsin konkreetselt, sina oled suure magusa isuga inimene. Ütleb, palju sa siis päeval endale lubad või mida sa lubad, mis koguses? See on täitsa erinev, et ütleme, iga päev ma söön midagi magusat, aga siin peaks kas see on komm või puuvili või? Mõned päevad on ainult puuviljad, kuivatatud puuviljad, mis on tegelikult magusamad kui tavaline puuvili ja mõni päev on täitsa, see on koogitükk, see on jäätis suvel. Üks tükk päevas või? Ma ikka tahaks kuidagi. Väga erinevalt ausalt öeldes, et praegu näiteks mul ongi isud palju suuremad, kuna mu energiavajadus on suurem ja ma tunnen, et ma tahan rohkem kui 1 tükk päevas, eriti kui ma olen magamatu. Ja vahest ma luban endale seda, aga küsimus, millal sa seda sööd ka, kas see on kell 12 ja see on 2 torditükki, ei, seda ma ei luba endale, aga näiteks puuvili peale hommikusööki, mõni magustoit peale lõunasööki, kuidagi niimoodi minu... Kell 12 sa mõtlesid seda õhtust? Öösel, öösel, mitte päeval. Ja, et selles mõttes ja väga oleneb sellest koostisest, võib-olla sellele ma ka panen
rõhku, et kas see on mingi koogitükk, kus on kogu Mendelejevi tabel sees koostises või see on mingi käsitsi tehtud ala jahu, suhkur, piim ja nii edasi ja datlid võib olla isegi suhkru asemel, midagi nagu looduslikku suhkrut. See on ikka suhkur, me seda teame, aga lihtsalt mingid, ütleme alternatiivsed magustoidud, mis on leebemad suhkrutaseme osas näiteks. Nii et suhkur tekitab kehas põletikke on tegelikult tegelikult jah, eriti kui, aga siin on kogus on oluline. Ja, et ühest kommist keegi ei ole ära surnud, aga jah, kui sa piiramatult sööd seda, siis kindlasti. Oota, kas päevas üks komm või söögikorra ajal? Ma ikka kindlad numbrid või? Selle kohta nagu nii täpselt, kommid on ka erinevad. No muidugi on. Jah, täpselt nii, et ma praegu ei saagi nagu öelda, et palju, mis on nagu sinu doos või minu doos, et palju see keha talub. Siis on üks asi, mida väga palju arvatakse, et kõige parem hommikusöök on kaerahelbe puder. Kuidas seda kommenteerida? Kõige parem see kindlasti pole. Nii, miks ta ei ole? Seda ma kohe ütleks niimoodi. Sellepärast, et hommikusöök võiks olla aktsendiga valgudele, kiudainetele ja... Kas seal ei ole kiudaineid? Oleneb. Ja kui ma piimaga teen, on ka valku? Jah, see oleneb pudrust, sest kahjuks enamik need pakke, mis meil poes on, need on väga kiirpudrud, mis see tähendab, et nad on juba eeltöödeldud ja kui me need keedame, töötleme veel ja nad satuvad meile kehasse, nad tõstavad meile veresuhkrut hästi kiiresti ja kui need on töödeldud, nagu eeltöödeldud juba kuskil tehases ja nii edasi, see tähendab, seal on kiudained on juba ära võetud. Need kestad, nii-öelda need täistera viljakestad on tihti ära võetud. Nii et pudrusid võib teha nii, et nad on hea hommikusöök, aga kindlasti eelistada need täistera kaerahelbed, siis juba hakkab minema. Näiteks hirsi ja igatahes, kui sa putru pead päriselt keetma kaua aega ja 10 minutit vähemal, siis see võiks olla midagi nagu head, kus on kiudainet veel sees. Sest see, mis sa kuuma vett valad peale ja 3 minutiga sul on asi valmis. Ja magus ka veel. Ja sellest ma isegi ei räägi, kui seal on juba lisandid sees. Et selgelt see ei mõju meile hästi. See on kiudainetest rääkides. Ja valk ja head rasvad. Piimaga saab teha reaalselt piimas, oleneb palju sa paned sinna piima. Et muidu nagu võiks valku olla rohkem hommikul. Ühesõnaga see liiga vähe valku igal juhul. Ja kui see on törts piima pandud sinna pudru sisse, siis küll. Sest need kiudained, valgud, rasvad, mis on hommikusöögi sees, nad peavad tasakaalustama seda suhkrut, mis me saame pudrust või helbetest või mis iganes seal leivast, et meil suhkur ei hakkaks kohe tõusma peale hommikusööki, sest siis ta nagu jääbki rohkem niimoodi kõikuma üles-alla terve päeva jooksul, et on olnud väga mitu erinevat testi läbi viidud, kuidas erinevad hommikusöögid mõjutavad siis inimesi ja ikka selline, ütleme, kiirpudru peale on olnud sellised tulemused, et õhtul sa võid topelt ära süüa, nagu topelt kogust ära süüa. See tekitab sellist suhkrutaseme kõikumist, mis omakorda tõstab isusid terveks päevaks. Kui ma õhtul söön kaerahelbe putru, siis... Ei, kui see hommikusöök, see mõjutab sinu toitumist terve päeva jooksul. Ja tihti, kui sa õhtul sa ei suuda köögist ära minna ja sa ikka nagu otsid ja otsid. See on see hommikuse pudru süü. See võib olla see ei pruugi olla. Nagu me siin... Nagu me oleme siin järeldusele jõudnud. Jah, et seal on palju põhjusi, miks sa õhtul ei suuda külmikust nagu lahti lasta. Täpselt. Aga üks põhjustes, et vaata, mida sa sõid hommikul. Kas sul jäi nii-öelda stabiilne suhkur peale seda? Kui ma seda ikka väga armastan ja siis on kõrvale munaleiba, kas see on hea mõte? Munaleiba võib näiteks või siis võib siis pudru sisse panna seemneid
pähkleid, pähklivõid, mõned panevad munavalget putru sisse ja segavad kokku, nii et seda põhimõtteliselt ei ole nagu vähe näha. Et need on siis hakkab juba minema, jah? Siis juba hakkab nagu looma ja see hommikusöök putruga, ja muidugi nagu mooside asemel võiksid olla marjad, need on ka kiudainerikad, puuviljad, võib-olla seal teeluusikas maksimum mett või midagi, igatahes jah, et päris võib-olla niisugust maitsetud putrut ei tahaks nagu süüa, aga samas selline klassikaline kahjuks siiamaani koolides või lasteaiades, see, kus sul ongi see enam-vähem kiirpuder või isegi täisterapuder ja seal on torts seda moosi sees, kahjuks see ei ole päris see, mida meie keha vajab hommikuti. Nii et selle kohta me ütleme, et see parim, on fantaasia tegelikult, et päästavad ainult need lisandid. Ja. Tegelikult on see fantaasia. Saab putru teha mõistlikult ka hommikul, aga selline klassikaline koolipuder ei ole see. Nii, aga siis järgmine, et köögivilju tuleb süüa nii palju kui võimalik ja kuna me teame, et lapsed ei ole erilised köögiviljade armastajad, et siis on emmedel need nipid, kuidas need sinna toidu sisse ära peita ja neid tuleb rakendada. See on see teine, küsimuses teine osa on mulle praegu väga lähedane, sest mul on peaaegu üks 3-aastane kodus, kes ka hakkab pirtsutama korralikult ja valima oma toite, aga alustades sellest, et nii palju kui saab, kui võimalik need köögivilju süüa, kindlasti mitte. Kindlasti mitte? Jah, kui see küsimus on pandud niimoodi, et süüa nii palju kui võimalik, siis ei, sest tegelikult meie kehal on võimaluste piirid. Me tegelikult ei ole võimelised seedida ära täiesti lõpmatut kogust köögivilju, sest tegelikult kõik, mis satub meie kehasse, see nõuab seedimist ja näiteks fermentide tööd ja neid ei ole piiramatult. Ehk siis, kui me sööme kas või köögivilju, mis ongi väga tervislikult ja ma olen 2 käega selle poolt, et neid võiks iga ühe menüüs olla rohkem, aga kahjuks nad tekitavad tihti ka inimestel seedemuresid, just sest inimese keha ei ole harjunud näiteks nii suure kogusega. Näiteks kui ma näen, et mu kliendi menüüs ei ole siiamaani köögivilju väga olnud, siis me suurendame seda kogust hästi ettevaatlikult, sest keha reaalselt ei ole harjunud neid seedima ja see võib tekitada puhitust ja igasuguseid muu nagu muresid või ebameeldivaid momente, nii et jah, köögiviljad on olulised, nad võiksid olla igas toidukorras, et iga kord, kui me sööme, seal võiks olla osa köögiviljadest, ideaalselt nagu pool taldrikut. See võib see taldriku reegel, eks? Ja pool taldrikut köögivilja. Ja. Siin kusjuures võib-olla on oluline mainida, minuga ka hiljuti üks klient proovis süüa toorelt kõik köögiviljad. Ehk siis mõni arvab, et toorelt peab just, et siis nad on nagu veel tervislikumad ja reaalsus. Vitamiinid alles. Ja selle poolest küll. Kui me kuumutame midagi, näiteks C-vitamiin laguneb. Muidu kõik vitamiinid ei pruugi lagundada, aga mõned on rohkem kuumuse tundlikumad kui teised. Aga jällegi need töötlemata köögiviljad on meile kehal keerulisem seedida ja paljudel need tekitavad puhitust. Nii et ma pigem soovitaks jälle individuaalne lähenemine, et vaadata, mis sulle sobib ja seda portsjoni suurust ka nagu vastavalt soovituda. Et parem on süüa töödeldud, kuskil laurutatud, ahjus tehtud köögivilju, kui närida seda, ma ei tea, paprikat, tooret, porgandid ja siis tunda ennast halvasti, et see kõht valutab ja nii edasi. Nii et siin ka ei ole siukest üldist üksiku lähenemist. Nii, et jällegi selline tegelikult fantaasia, aga natuke ka fakt, et jälle oleneb kogusest ja laste toitudesse siis ka ikka mõistuse piires. Oi, laste toitudes, lastel enamikel ikka on vähe neid köögivilju menüüs, nagu ka täiskasvanutel tegelikult. Aga selle peitmise kohta ausalt öeldes mina seda ei pooldaks, kuigi väga tahaks. Ma saan aru, mina ka vahest tahaks, aga ma lihtsalt võiks jagan siin oma lähenemist võib-olla sellesse, kuna ma arvan,
toidu sisse peitmine on lapsele valetamine, nagu muu osas võib-olla me ja ta ei õpigi neid sööma. Ta ei õpi ja üleüldse see on niisugune usalduse küsimus siin ja et näiteks minu oma ei söö keedetud kõrvitsad, ei taha neid tükke, mingit muu asju sööb, kõrvitsad ei taha. Kui ma teen talle kõrvitsapannkookki, kas see on nagu valetamine või mitte? Aga kui sa ütled, et ma teen sulle kõrvitsapannkookki, aga siis ta ütleb võib-olla, et hui. Ega ma mõtlengi, see ongi see aus koht, et kui mina panen need pannkookide sisse, mis on palju nagu atraktiivsem lapsele, aga ma suudan öelda seda, et see on kõrvitsapannkoogid, palun, emme tegib kõrvitsapannkoogid ja kui laps neid sööb, siis minu jaoks ei ole peitmine. Ma ausalt ütlesin, mis seal sees on. Muidugi ma ei hakka teile kõiki koostisosi nagu loengut pidama. Jah, täpselt. Ja veel seal on see ei ole point. Ja, aga, või laps ise võib küsida, ega seal brokkolid ei ole peidus. Mina ei valetaks, aga ega see on iga vanema otsus, kuidas ta nagu seda suhet lapsega teeb ja mis see väike vale, kas on õige või vale, ei tea. See on iga siis, tegelikult on sul õige point, et ei peaks nagu valetama lapsele, aga jah, kui ta ütleb iga asja kohta, et ta ei söö seda, siis nagu tekib väike meeleheide. Ei, muidugi, loomulikult ma saan sellest tundest aru, mul ka laps siin vahest loobub mingidest toitudest, mis on mul südamega tehtud talle ja siis jälle neid sööb ja nii edasi. Aga siin nagu on teised meetodid, kuidas harjutada neid toite, mitte nagu päris valega. Nii, aga siis saime aru, et see jälle järjekordne fantaasia. Pigem jah. Pigem fantaasia. Aga aitäh, toitumisnõustaja Marina Orusalu, oli tore ja teie kuulajad-vaatajad jääge veel meiega, sest järgneb 5 minuti meditatsioon. Aitäh! Võta endale hetk, et leida sisemine rahu ja tänulikkus. Lülita telefon välja, heida pikali ja aseta käed mugavalt kõhu peale. Sule silmad ja alusta sügava aeglase hingamisega. Hinga nina kaudu sisse 1, 2, 3, 4. Hoia hinge kinni. 1, 2. Hinga suu kaudu välja. 1, 2, 3, 4. Lastes sellega lahti ka kõikidest päevapingetest. Kujuta ette, et oled justkui pehme vati sees, mis toetab ja hoiab sind. Korda seda hingamise tsüklit veel kord. Tunneta, kuidas sinu keha iga hingetõmbega järjest rohkem lõdvestub. Tunneta, kuidas iga välja hingamisega lahkub pinge sinu õlgadest, sinu seljast ja jalgadest. Nüüd mõtle tagasi meie tänasele vestlusele. Sa mõistad, et toitumine on palju enamat kui lihtsalt reeglid ja müüdid. See on tasakaal, kuulamise ja hoolimise kunst. Kujuta ette, et oled kaunis ja viljakas aed. Iga toit, mida sööd, on nagu seeme, mille istutad oma aeda. Mõned seemned annavad ilusaid ja tugevaid taimi, teised mitte nii palju. Aga iga seeme, iga valik on oluline ja toob kaasa kasuliku teadmise. Mõtle tagasi sellele, mida täna sõid. Luba endal tunda tänulikkust iga seemne eest, mille oled täna istutanud. Olgu see siis tervislik vahepala või isegi midagi, mis ei ole nii toitev ja kasulik sinu tervisele.
kogu see teekond on õppimise ja tasakaalu leidmise teekond. Liigu nüüd oma teadvusega üles taeva poole. Kujuta ette, et oled tähtede all, kus universum särab ja pakub sulle lõputut inspiratsiooni. Luba endal tunda, et oled osa millestki suurest. Lõõgastu ja tunneta seda piiritut energiat, mis sind ümbritseb. Enne kui uinud, ütle endale 3 korda vaikselt. Ma olen tugev, ma olen tark, ma olen armastatud. Ma olen tugev, ma olen tark, ma olen armastatud. See on sinu kinnitus, sinu lubadus iseendale. Luba endal langeda sügavasse ja kosutavasse unne, teades, et oled teinud endast kõik, mis sinu võimuses. Hinga rahulikult sisse ja välja ning lase end unel kanda imelisse unenägude maailma.